Väga austatud liidu president, seminari rektor, külalised, vilistlased ja üliõpilased. Õnnitlen teid selle suure päeva puhul. Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel. Minu osaks on rääkida tarkuse häälest. Tänases selles motos on seda kirjeldatud kõigepealt nagu hüüdvana või tungivalt valjuna, kuid nagu meie teadmised ja kogemus ka ütleb, et vaikuski võib olla vahest kõrvu lukustab. Ja sellepärast ma ei pühenda oma ettekannet mitte tarkuse hääle varjunditele, valjudusele, tämbritele ja sellele, vaid järgnev ettekanne sisaldab kõigepealt isiklikke mälestusi oma isast, kes oli enne sõjaaegse usuteadusliku seminari viimase lennu lõpetaja ja tema kui jutluste häälest meie rahvale rasketel aegadel. Teiseks, see ettekanne sisaldab teoloogilis-filosoofilisi kaalutlusi suulise ja kirjaliku teksti osas ja lõpuks praktilisi järeldusi. Tuletan meelde, et 100 aastat tagasi rajati Eesti baptisti jutlustajate seminar, mis hiljem sai nimeks Eesti baptisti usuteaduse seminar ning praegu kannab nime EKB liidu kõrgem usuteaduslik seminar. Võib-olla õnnestub meil selle ettekande lõpuks ka natuke avada, mida see kõrgem tähendab. Minu isa Albert Tammo oli üks ennesõjaaegse seminari viimase lennu lõpetajatest. Ta sai diplomi 1940. aastal. Sama aasta sügisel lõpetas Uus Võim seminari. Ja ka selle aasta sisse vahepeal jäi ka tema tööle kutsumine, selle 1. juulil 1940 valiti ta Rummu Valkla baptisti koguduse jutlustajaks, kus oli sellel ajal 245 liiget. Sellist liikmete armu ei ole täna suurtes linnakogudusteski. 1944. aasta septembris põgenes 1/3 kogudusest sõjajalust Rootsi ja hiljem Kanadasse. Sellele järgnesid pärast teist maailmasõda küüditamised, koguduse liikmeskond kahanes ja kannatas kõige selle all. Järgnes isale 19 aastat selle koguduse teenimist. Kuskil 1956-57 aasta paiku võis see olla, kui isa tuli Tallinnast väga murelikult koju. Ta oli käinud nina- ja kurguarsti juures ja arst ütles, et te peate oma elukutsest loobuma. Kui te jätkate, siis te kaotate hääle täielikult. Nii et isa seisis korraga valiku ees, kas jätkata seda ametit või mitte. Need niisugused murelikud vestlused, need minu kui 6-7-aastase poisini igal juhul jõudsid. Aga lõpuks isa ületas need sisemised eitlused, ütles, et palvetame, usaldame Jumalat ja ma jätkan. Ja nii ta jätkaski. Hääl tasapisi paranes ja ta jätkas jutlustan kuni pensionile minekuni.
Aga see ei olnud ainult ühe jutlustaja hääle küsimus. Laiemalt võttes oli see terve põlvkonna seminari lõpetanute eksistentsiaalne küsimus. Vaikida või jutlustada Jumala suurtest tegudest. Kuulutada Jumala sõna või mitte. Valitsus ja ühiskond ütles, hoia ennast ja oma häält, kui ei vaiki, võid mõlemad kaotada. Minu enda elus isiklikult kõlas seminari hääl ka. Eriliselt see oli 60. aastatel, peaaegu 10 aastat pärast seda isa hääle probleemi. Tulin koolist ja meil oli just ajalooõpetaja väga veenvalt rääkinud, kuidas nüüd on ikkagi teaduslik maailmavaade ja marksistlik maailmavaade ja see on see, mis ka on meie kõigi tulevik. Ja 15-aastane küsib ju tahtmatult, kellel siis on õigus, kas koolil või kodul. Ja nii ma siis küsisingi isalt, mis sa arvad marksismist? Isa istus oma töölaua taga ja valmistas ette paresti oma jutlust. Vaikis hetke ütles, poeg, juba seminaris öeldi meile, et marksism on ajast ja arust maailmavaade. Ja rohkem ei öelnud ta mitte midagi. Ei mingeid argumente, ei mingit vaidlust. Mulle tundus, et seminar oli midagi väga tähtsat ja kaalukat. Sellele ei saanud vastu vaielda ja see määras minu tuleviku ja poole, kus seista. See oli enne seda, kui ma veel sain ise isikliku kutsumuse Jumala riigi tööd teha. Lõpuks sai ju minustki jutlustaja. Jumala hääl, isa hääl ja lõpuks veel see müstiline seminari hääl, need kuidagi nagu resoneerusid. Aga nüüd ma tuleksin selle ettekande teoloogilis-filosoofilise osa juurde. Me oleme radikaalse reformatsiooni järeltulijad ja see reformatsioonile omane sola scriptura, ainult püha kiri, ma usun, et see on meile kõigile kallis ja me seda ei vaidlusta, ei taha mina ka vaidlustada. Kuid mõeldes täna sellel pidulikul päeval seminari 100 aastale, peame ütlema, et meie vanemad ei rajanud mitte kirjatundjate kooli, vaid jutlustajate seminari. Usuteaduslik rõhuasetus tuli hiljem ja sõna kõrgem seminari nimes veelgi hiljem. Me ei tohiks unustada, et väga suurele ja olulisele osale piibli tekstidest on eelnenud suulise pärimuse faas. Vahel on kestnud see 100 aastaid, vahel põlvkondi, vahel ainult ühe põlvkonna. Ma ei lasku siin üksikasjadesse, kuid see asjaolu ei ole juhuslik, vaid põhimõttelise tähtsusega. Iisraeli usutunnistus algab sõnadega kuule Iisrael, Shema Israel, kuule Iisrael. Keda me kuuleme? Seda, kes kõnetab meid, kes kõnetas Iisraeli, kes kõnetab täna meid. See on Jumal, kõige looja. Heebrea kirja autor võtab selle kokku, ütleb, Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu. Poja kaudu. Aga poegki ei kirjutanud midagi.
Karl Barth oma Jumala sõna käsitluses, nii-öelda tema trinitaarne käsitlus, ütleb, et Jumala sõnal on 3 kuju. Ilmutatud Jumala sõna, kirjutatud Jumala sõna ja kuulutatud Jumala sõna. Ja see kuulutatud ehk kerygmaatiline sõna, see on just see, mida jutlustaja esindab. Kuid teekond ilmutatud sõna juurest kirjutatud sõna juurde ei ole nii lihtne, kui me arvame. Just kuna ma õpetan siiamaani gümnaasiumi tasemel filosoofiat, siis iga kord ma olen hämmeldunud sellest, kuivõrd ettevaatlikult olid muistsed filosoofid kirjutatud sõna suhtes. Näiteks keeldusid mitmed neist, nagu Sokrates, igasugust kirja pandud. Ja ta ütleb otse, raamatult ei saa küsida, nagu saab küsida elavalt inimeselt. Ja kui küsidagi, siis ta vastab üht ja sama. Lisaks arvas ta, et kirja pandud teosed soodustavad mälunõrkuse arenemist. No seda näeb arvestustel ja eksamitel õppejõud ikka jälle. Google aitab, aga arvestusel ei saa seda kasutada. Mälunõrkus on suur. Nii eelistas Sokrates vaimsete otsingute vormina kuni elu lõpuni elavat dialoogi. Ja Platon, kes tema sõnumit siis talletas ja kirja pani, on hämmastav ka tema kuni lõpuni. Tema teosed on dialoogi vormis. Et säilitavad põhimõtteliselt seda suulist vormi, aga nüüd juba kirja pandult. Ja Platon ise arvas siiski, et see on õige, sest et just selle dialoogi sealt sõnade vahel on kuskil see tõde, mida otse välja ei saa lõplikult öelda, aga kui sa õieti kuulad, siis sa leiad selle. Ja vaadake, sama muretuna näib Jeesuski kuulutavat oma sõnumit. Kuigi temal on juba Toora pühad tekstid, psalmid ja prohvetid, mille sõnumis ta ei kahtle. Ta ütleb, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust ja prohvetit tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, et ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündimas peab sündima. Mattuse evangeelium 5. peatükk 17. kuni 18. salm. Aga sündima pidi ju ka see, et tema enda lihaks saanud sõna täis armu ja tõtt pidi saama talletatud mõnekümne aastase suulise pärimuse järel evangelistide poolt. Eksegeetiline töö näitab, et see, mida me täna nimetame Jumala sõnaks, valmis kogukonnas, mis pühast vaimust juhituna kasutas teatud suulisi vorme ja mustreid. Äkki viitab sõna kõrgem meie seminari nimes asjaolule, et isikus kehastunud sõna on olulisem kui kirja tundmine. Täna hommikul just sattusin ühe artikli, mis ütleb, et Saksa valgustuse suurkuju Humboldt ütleb, et karakter, õpilase karakter on olulisem kui tema teadmised. Isikus kehastunud sõna on olulisem kui kirja tundmine, mis võib isegi vaimu suretada. Pauluski ütleb, meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähte. Mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks.
2. Korintuse 3. peatükk 6-7 salm. See on üsna intrigeeriv teema. Aga me ei tohiks unustada, et klassikaline antiikne haridus koosnes laias laastus 2 osast. Minu eelkäija siin on puudutanud nagu natuke teise rakursi alt seda teemat, aga ma nüüd üsna üldiselt tooksin need 2 kihti välja. Kõigepealt grammatika ja siis retoorika. Esimeses on siis grammatika osas õpiti lugema, kirjutama, õpiti pähe antiikseid tekste, mis tollal olid juba Homeruse tekstid ja kõik niisugused väga olulised tekstid nende jaoks õpiti pähe. Ja see oli nii-öelda keele- ja kirjandusteadus. Hilisantiigis ka hääliku, vormi ja lauseõpetus. Grammatika kõlab meile täna rohkem selles suunas. Teises ehk rakenduslikus ja kõrgemas osas õpiti oma teadmisi kasutama avalikes kõnedes ja vestlustes. Kõnekunsti ülesandeks oli ainet esitada uskumisväärselt, kuid siingi olid oma karid, kui kõne stiil ja vorm muutusid tähtsamaks kui sisu. Paulus ütleb ehk siinkohal, kui juba kirjatähtedega kividesse uuristatud surmateenistus sündis kirkuses, kuidas siis vaimuteenistus ei peaks sündima veelgi suuremas kirkuses? See on mõtlema panevad sõnad, kui juba kirjatähe teenistus oli kirkuses, kui palju suuremas kirkuses peaks toimuma siis see vaimuteenistus. Ja äkki peitub selle mõiste kõrgem tähendus just siin, võimes muuta oma häält kuuldavaks postsekulaarse ühiskonna kõige erinevamates kõlakambrites. Ja nüüd mõned praktilised järeldused. Möödunud on üle 2000 aasta, elame uute võimaluste maailmas. Pühakirja tekst on meie kasutuses nii paberil kui elektroonilistel kandjatel. Tekstide loomise ja säilitamise viisid muutuvad. Sellega kaasnevad uued hirmud ja lootused ja küsimused. Näiteks kui palju jumalateenistust on võimalik sotsiaalmeedias adekvaatselt üle kanda. Kas jumalateenistused vormid peaksid muutuma rohkem sotsiaalmeediale kohasteks. Ja palju küsimusi, mis ei mahu tänase ettekande raamidesse. Kõigi nende kartuste, lootuste ja küsimuste keskel kõlab pühapäevast pühapäeva siiski judlustaja hääl. Ja suur osa meist pühapäeval astub kantslisse ja judlustavad. Minu kui pensionäri kantsel on täna YouTube. Ja pühapäevane jutlus juba kostab. Ja see on midagi, mis mind väga erutab, sest nii kaua kui mõistust on, nii kaua kui keel liigub, on see minu võimalus jõuda väga paljude inimesteni Austraaliast kuni Vancouverini. Jutlustaja hääl. Ta julgustab, manitseb, lohutab ja kutsub meele parandusele. Kuid see hääl vajab stabiilset vundamenti. See hääl toetub püha kirjale kui jumaliku tarkuse allikale. Aga sellest ei piisa. See kiri on ju nagu ainult üks kristalliseering või andke andeks ühe võrdluse pärast, te võite vastu vaielda. Vaadake, meil on külmkapid ja võtame sügisel metsamarjad, korjame ja paneme sügavkülma ja nüüd hommikul paneme pudru peale
sulatame need metsamarjad üles ja nad on väga maitsvad siis. Tegelikult, kui me ei sulata üles tänases kontekstis isiklikult seda Püha Vaimu abil seda kirjateksti, siis me rikume oma seedimise või oma kuulajate seedimise. Vaimuliku seedimise üleüldse. Jutlustaja peab õppima ja suutma evangeeliumit tõlkida omaenese kogemuste keelde. Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, maja peremehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Mattuse 13. peatükk, 52. salm. Selline on jutlustaja ülesanne. Ta on tugev grammatikas, klassikalises mõttes, eksegeesis, ja tugev retoorikas ehk homileetikas või praktilises teoloogias laiemalt. Me peame mõistma, et elu ja usk on üks ja sama. Neid ei saa lahutada, kuid selle tõeni jõudmine võib olla raske ja keeruline. See on see kõrgem, mis pannakse kogu meie haridustee lõpus. Ja see on meile kõigile elu lõpp. Kõik kallid vilistlased, kallid kolleegid, see, mis jääb püsima, see annab selle õiguse öelda, see oli kõrgem teoloogiline seminar, mille nad lõpetasid. Minu isa ütles kõige raskemate aastate kohta oma elus. Siis õppisin ellu rakendama piibli tõdesid ja tunnetasin, et töö Jumala riigis ei ole tühine. Sõda ja sellele järgnenud sündmused ei jätnud puudutamata ka koguduse liikmete elu. Aga ma ise asusin koguduse töö kõrval tööle kolhoosis ehitustöölisena. Tema kui jutlustaja hääl kõlab täna tema poja südames. See on ka selle esimese seminari hääl täna siin tee keskel. Palvetagem, et jutlustaja hääl ei vaikiks. Tänan tähelepanu eest.